Paralleelselt sõjalistest võimalikest arengutest suvistest rääkides on tekkinud siis vahelduva eduga eetris olnud tahtekoalitsiooni lääne nii-öelda rahuvalvemissiooni jutt. Täna Ekspressis on ka pikk heidutus nii-öelda lugu tehtud, et kus siis nagu inimesed siis ütlevad, et päris asi ja lähme sõdime. Aga Eesti puhul, eks ole, see on konkreetne sõjaline lubadus, mis Michal andis siin juba mõned kuud tagasi, et Eesti saadab kompani sinna. Et Eesti puhul mul on ikkagi küsimusi nagu, et kas selline nii-öelda inglise keeles posturing või poosetamine, eks ole, et kas see meie heidutust nagu tugevdab või vähendab. Sest kui me räägime kooris koos teiste nii-öelda tahtekoalitsiooni kolmekordsetes jutumärkides liikmetega, et siis nemad ütlevad enamasti, et venelastega vastu me nagu jõudu kasutama ei hakka. Kui me nüüd nimetame seda heidutusväeks, nii nagu Michal tänases artiklis ka nimetab, siis kogu heidutuse kontseptsioon devalveerub. Venelased vaatavad ka nii-öelda NATO territooriumi heidutuse juttu hoopis teise pilguga ja seda nad seal, me tuleme selle juurde, eks ole, Poolast testisidki. Ei, absoluutselt. Ma olen selles suhtes sinuga nõus ja ütleme nii, et peaminister kogu lugupidamise juures ei saa anda lubadust vägede saatmiseks, seda saab teha ikkagi Riigikogu või ta saab spekuleerida selle üle või öelda, et me teeme Riigikogule selle ettepaneku, seda ta muidugi saab teha ja seda ta on ka öelnud, aga Eesti vägede kasutamist välismaal saab otsustada ikkagi Riigikogu ja ainult Riigikogu